Kevad on käes, suvigi on kohe-kohe tulemas. See tähendab, et on algamas suvilate ja maakodude hooaeg ning teine aspekt sellele suve teemale juurde on see, et eestlased on hästi suured isetegijad. Me siin Nurgakivi saates oleme sellest vähemalt niimoodi aru saanud ja kui mõnes peres veel korralikku suvesauna või külaliste maja olemas ei ole ja peremees plaanib selle ise ehitada, siis mõtlesime, et paneks nagu sellele ehitusprotsessile kergelt õla alla ja vaatasime ringi, millist materjali teile soovitada. Ja otsingu tulemus oli see, et me jõudsime siia Padisele Woodsoni tehasesse. Toodame siis puidust seinapaneele ehk siis ristkihtpuitpaneele. Ise me nimetame neid siis VXP paneelideks ja samamoodi ka kandvaid laepaneele tegelikult ehk siis VHP paneele. Ja siis nendest valmistame nii oma tooteid, moodulmaju, saunamaju, aiamaju, puure, varjualuseid, mida iganes. Ja samamoodi siis nagu ka juba kuulda oli, siis me tegelikult müüme neid paneele ka siis isetegijatele. Ehk siis ristkihtpuitpaneel, nagu me seda kuulsime, siis on valmistatud voodrilaudade siis ristkihiti kokku naelutamisest. Ja neid paneele siis valmistatakse nii 3–12 kihilisi, ehk siis sisuliselt 50–250 mm paksuna. Ja neid saab ka siis toota erinevate siis nii-öelda puiduliikidega või siis nagu kui sul on soov tellida juba näiteks sauna jaoks seda paneeli, siis saab ka sinna sisemisse kihti näiteks panna juba termolaua. Välimisse kihti saab valida siis kas siis samamoodi värvitud voodrilaua või jätta see üldse värvimata, et kui on soov ise seda lõpuks viimistleda. No kui me rõhusime jutu alguses natuke selle isetegemise peale, et kuidas inimene, kes planeerib näiteks sellest materjalist omale kerge suvemaja või ka natuke tõsisema maja püsti panna või saunamaja, kuidas ta peab läbi mõtlema, et kas võtab päris selle suure paneeli, viib koju ja hakkab servast lõikama? Saab ka muidugi niimoodi teha, et ilmselgelt saame me pakkuda siis selle suure paneeli transporti ka, et inimene saab ka suure paneelina tellida, aga samuti kui endal on juba mingi mõte peas, siis võib selle ju välja joonistada, saata läbi siis kodulehe meile tellimuse või päringu, millele siis vastates saab juba siis meiega ka kokku leppida, ehk siis me anname ka konsultatsiooni. Soovitame talle, mismoodi seda võiks tellida ja samamoodi võime aidata siis inimest juba sellega, et kuidas tal mõistlik siis tellida oleks, et kas siis võtab juba valmis paneeli, et seda kokku tõsta või siis kui inimesel on huvi, loomulikult saab ka tellida siis vastava suurusega paneeli ja lõigata see ise endale valmis. Kuna see paneel on valmistatud siis keemiavabalt, ehk siis puitu kokku naelutes ristkihiti, siis ta tegelikult on väga keskkonnasõbralik ja sellest saab ehitada endale väga tervisliku hoone, sest et seal ei ole nii-öelda keemiat sees. Ja tänu sellele on seal väga hea sisekliima. Taolise puitpaneeli maja lahendus on natukene eriline sellest, mida me võib-olla oleme harjunud igapäevaselt nägema ja selleks, et saada aru selle maja nii-öelda hingeelust ja olemusest, on kõige õigem hetk ja aeg talle sellisena poolikuna pilk peale heita. Tehase jutu lõpetasime mõttega, et taolises majas on väga hea sisekliima. Nüüd siin ühes taolises me oleme sinuga. Paneelid on 7 kihti paksud, aga milline tuleb soojustus, sest see on kohe näha, see ei ole mingi suvemaja, see on elamu. Et siin on inimene teadlikult tellinud endale siis 7-kihilisest paneelist nii-öelda meie siis selle Woodsonsi VXP paneelist seinad ja just teadlikult tellinud sellepärast, et tagada omale see hea sisekliima. Kuna siia väljapoole tuleb siis soojustus ka juba selline, ehk siis tselluvilla soojustus, mis ei vaja enam lisaks igasugused membraane, ongi sellel üks hea sisekliima tagatud.
No kandevõime poolest tegelikult need algavad, ütleme, 5-kihilisest, ehk siis kui ehitada ühte korrust, siis 5-kihilisest paneelist peaks olema täiesti piisav ehitada, kui sinna siis lisada lisasoojustust. Aga loomulikult jääb inimesel võimalus endal valida ka see, et tahad konstruktiivselt tugevamat või siis vastupidi ka minna juba päris sellise maja peale, mida võib-olla üldse soojustama ei pea ja saabki kasutada ka näiteks meie seda 12-kihilist paneeli juba. Aga kui nüüd tahta teha näiteks 1,5 korrust või siis 2 korrust, no siis ta võiks ollagi alates 7 kihist. Milline saab olema siseviimistus siin? No siin on inimene soovinud siseviimistuseks endale siis lisakihti kasutada, ehk siis sellepärast on täna siin ka kommunikatsioonid näha, et muidu me pakume ka võimalust, et näiteks kommunikatsioonid siis välis seinapinnalt sisse tuua, saab jätta ka sisse täiesti naturaalse puiduviimistuse, mis iganes siis valitud on, kas selleks on siis sisevoodrilaud või termolaud vastavalt siis saunale, aga kuna siin inimene otsustas, et ta tahab sisepinnad endal katta, siis tegelikult on võimalus siin kommunikatsioonid kõik seinapaneeli sisse siis süvistada ja sinna peale siis ükskõik milline juba kattematerjal omakorda peale valida. Kuidas me edasi teeme? Kas mõne aja pärast kutsud meid mõnele valmis objektile ja saaksime seal ka pilgu peale aita? Ja kindlasti järgmine kord tahaks kutsuda mõnele päris valmis objektile, kus siis ma näiteks meie nii-öelda tooted ehk siis juba moodulmaja või meie saunamaju ja aiamaju, mis me oleme siis juba ise valmis teinud, kus siis ka näiteks mõned juba kliendid sees elavad meie moodulmajas. Ma lisan omalt poolt sellele lõppsõnale veel juurde, et ega ma päris täpselt ei oska teile lubada, millisel laupäeval Woodsonsi erinevad majatüübid meil taas eetris on, nii et vaadake ikka laupäeval Nurgakivi ja kui huvi tekkis taolise ehituse vastu, siis küll te näete ka need majad ära.